Tere kõigile, taas on disainiminutid ja esmaspäev ja meie tänane teema on erinevate bodygraphide koosmõju. Mis me räägime? Ja, tere ka siitpoolt, ma olen Kadrian ja me mõtlesime, et me tutvustame ennast täna natuke pikemalt, aga me ei tutvusta ennast võib-olla tavamõistes, et kus me ülikoolis oleme käinud ja kuidas meie lapsepõlv möödus, aga just energeetiliselt ehk siis human designi järgi ja jagame teile enda kaarti ehk siis nagu näha, siis siin olen mina ja siin olen mina ja see oleme me koos. Nii et üks suur element human designis on ka see, et igaüks on eraldi indiviid, eraldi energiaüksus, aga kui nad koos ühes ruumis on, siis me mõjutame üksteist päris palju. Nii et me mõtlesimegi jagada natukene võib-olla niisugust elulisi näiteid ka, et mida siis siit nendelt keerulistelt graafikutelt tegelikult välja lugeda? Ja, siit näeb kohe seda, et mina olen projektor. Ehk siis, mis teeb minust projektori on see, et esimene asi on see, et mul ei ole seda sakraalkeskust, see on mul siis valge. Te näetegi, et mul on päris palju seda valget osa ja miks ma ei ole siis ka manifestor on see, et mul ei ole aktiivset sellist kanaliühendust, mis oleks siis kõrikeskuse ja mingi mootorkeskusega. Ja võib-olla esimene asi, mida öeldagi üldse, kui seda kaarti vaadata, siis kõige olulisem element, mida vaadata on see, et mis kohad on sul siis värvilised ja mis kohad on sul valged, ehk siis kutsutakse ka defineeritud või defineerimata. Ja see, kus sul on siis värv olemas, siis need on mingid elemendid, kus sul on pidevalt olemas enda püsiv energia, konkreetsed omadused, isikupära ja need, kus sul on valge, seal sa oled siis mõjutatud. Ehk siis, kui me näiteks räägime sellest samast sakraalkeskusest, mida Kai välja just tõi, siis minul on see defineeritud. See tähendab, et minu kehas on olemas selline nagu pidev elujõu energia, ehk siis kui ma teen midagi, mis mind käivitab, siis see mu keha toodab energiat, mida siis Kai tegelikult ka tajub ja suudab näiteks minu juuresolekul palju rohkem tegutseda, üksi olles sul ei ole nii palju niisugust nagu tegutsemisjaksu võib-olla. Ehk siis teisisõnu ma võimendan seda energiat, ehk siis ka meie näiteks koosmõjus, mis tulebki väljalt, kui me kohe vaatame siia selle ekraani peale, meil koos kahe peal kokku me toimime kui üks tervik, siis meil kahe peal kokku tänu sellele, et Kadrianil on see olemas, on ka minul ja mina saan aimu sellest, mis on, kui sul on nagu palju energiat, tegutsemistahet ka jah, ja aga just eelkõige seda sellist ärategemist ja rõõmu tegemisest, et projektoritel võib-olla ei ole nii omane mingisugusest tegemisest rõõmu saamine, kui see, et sa saad kedagi aidata, suunata, juhendada, mingite süsteemide kokkupanemine, aga tänu sellele, et ma Kadrianiga koos tööd teen, eks ole, siis ma hästi palju tajun just seda, et kui ma olen eraldi, kui ma olen koos, et see tegemise rõõm on see, nagu, mis käivib, tahaks veel teha. Ja sa just tegelikult jagasid mõned päevad tagasi, et ma olin reisil nüüd vahetult ja et kui me koos jälle ühes ruumis olime, koos tööd tegime, siis Kai ütles, et ma nii igatsin seda, et saab koos tööd teha, sest kui sa üksi olid, et siis ongi nagu sa protsessid selles osas ega nagu mõttes kuskil kukles ikka kogu aeg toimub, kuidas saaks paremini, mida ütleme siin meie ettevõttes ka edendada, aga just see, et olgu ma istun maha ja kirjutan blogi näiteks või ma teen seda, siis see energia toimub nagu minu juuresolekul või siis ütleme ka tegelikult teiste nende inimeste juuresolekul, kellel on see täidetud palju paremini, nii et ma mäletan, kui me koos töötasime ka selles eelmises ettevõttes Koros, siis sa alati käisid kontoris koha peal. Nagu põhimõtteliselt iga päev said kontoris, kuigi me võisime vabalt olla ka kodukontoris, aga et siis sul oli see, et sa said seda nagu jaksu sellest keskkonnast, mis minu puhul nagu see ei ole tingimata oluline faktor. Jah, sul sõltub sellest, eks ole, et kas sul endal, kas see tegevus, mida sa teed, eks ole, kas see toob sulle rõõmu, kas see kuidagi paneb sind elama, kas see toodab sulle nii-öelda nagu sellist lisaenergiat seal sees juurde. Just, ja oletame, et see tegevus mind ikka kõneta või ütleme, et kui me räägimegi tavatöö peale või kui me käisime nagu kontoritööl, siis kui oligi mingid ülesanded, mis tegelikult mind ei motiveeri, siis ma läksin ka tihtipeale siis ikkagi kontorisse, sest kohe, kui hüpata teise keskuse juurde, see südamekeskus, mis nagu näha jääb meil kahe peale ka täitsa avatuks, kus elabki siis selline ambitsioon
tahtejõud, kõik mingid materiaalsete teemadega seotud, siis minu jaoks lihtsalt tahtejõu pealt mingi ülesande ära tegemine on väga vaevaline üksi olles. Ma lihtsalt, mu kehas ei ole seda energiat, et okei, nüüd ma teen selle ära, lõppkokkuvõttes ma jõuan sinna, aga see võtab väga palju nagu energiat, jaksu ja aega. Et siis sellistel päevadel läksin mina kontorisse, sest see toetas mind see keskkond, et seal, kuna oligi, seal on palju inimesi, siis kellegi energia, ma ikkagi võtsin selle üle, siis ma suutsin seda palju lihtsamalt ära teha ja see mind väga toetas. Ja praegu ka, et kui meil nagu 2 peale näiteks ütleme turundus, kui me teeme mingeid turunduspäevi või meil ongi, ütleme teisipäeval me tihti teeme turundust, siis võib-olla see ei ole meie kummagi kõige meelise hobi, kuigi mina õppisin seda ülikoolis, aga see on teine teema. Et siis me lähme ka tihti peale kohvikusse, et saada seda välist sihukest mõju ja teine, Kai, sa võid rääkida, et ka nendest, et see toetab, see kohviku element toetab ka seda avatust siin, on ju. Et see, mis lihtsalt korraga vaadata, et mis minul on täidetud või värviline, mida Kadrianil ei ole, on meil ka identiteedikeskus, sellest saame ka hiljem rääkida, ehk siis meil 2 peale kokku jääbki neil nagu 3 siis sellist valget keskust, mis on siis defineerimata, et siin mingid väiksed jooned tulevad meil 2 peale, aga nad ei täida seda ära. Ja siis on et on see inspiratsioonikeskus, mis on siin kõige kõrgemal või nimetatakse ka kroonkeskuseks ja siis on mõtete ja ideede ja selliste nagu mingite ideede formuleerimise keskused. Ja ka 2 peale kokku jäävad meil need avatuks, ehk siis, et kui me lihtsalt kahekesti koos oleme, siis me oleme väga mõjutatud sellest, et me näeme kõiki võimalusi, me oleme nii avatud igasugustele ideedele, võimalustele ja ütleme, ja võib ka öelda, et omad ideed on nagu puuduvad selles mõttes, et see voolab sealt läbi, eks ole, me oleme avatud, meil kummagi ei ole mingisugust nagu sellist defineeritust seal, aga just see, et kui me läheme kohvikusse, siis seal inspireerib mingi konkreetne asi ja ma usun, me mõlemad tajume, et seal tekib justkui nagu selline kanal, et seal postituste tegemine läheb nagu 5 minutiga mingisuguste ideede kokkupanek või mingite uute inspireerumine toimib nagu väga süstemaatiliselt ja me teame, et kui on nagu seda vaja, siis tasub minna sellesse välisesse keskkonda, seal on see mõjutus, ehk siis keegi teine seal kindlasti kuskil kõrval lauas, piisab tegelikult isegi kui teenindaja on, eks ole, käib, sa lihtsalt saad selle energia sinna taha ja see ongi see, mida me tegelikult päris kiiresti alguses avastasime, et see on hoopis teistmoodi kui see, et milliseid töid me saame nagu kahekesti koos teha ja mis on siis see, et kui me tahame kiiresti ja efektiivselt teha, loomulikult me võime siin ka omavahel mõelda ja nii-öelda nagu mingeid ideid kokku panna, aga see tihtipeale päädib sellega, et nii palju on põrgatamist ja nii palju on erinevaid vaateid, et millise nurga all siis seda informatsiooni nagu kirja panna või jagada, et tavaliselt lihtsalt ongi, et see ideede rohkus tekitab siis lõpuks selle otsustus, nagu tekitab selles nagu nii lihtne. Raske on valida seda peamist mõtet kogu sellest potentsiaalist välja, sest see anne ongi see, et sa näed kõiki võimalusi, aga siis konkreetselt öelda, et võt niimoodi on kõige ilusam või kõige parem või öelda või mina arvan niimoodi, siis see ei tule meile loomuomaselt. Nii et see väliskeskkond on selles osas hästi toetav. Ja võib-olla üks asi veel, mis siin jagada, ütleme nendest keskustest või ka kanalitest, siis siin see, mis meil 2 peale kokku tuleb, et mis kanalist ma tahtsingi rääkida, see Struggle kanal, 28, 38, jah, minul on pool, Kai, sul on teine pool ja kokku meil tuleb see tervik. Ehk siis see on, mida me oleme ka avastanud, et võib-olla meil mingid asjad ei tule nii lihtsalt või ei voola nii lihtsalt, ütleme mingite koolituste puhul ka, et meil oli üks koolitus tulemas ja kuidagi ei tulnud sinna neid inimesi ja siis me hakkasime nagu sellest keerukusest mõtlema, et mis võimalusi on veel olemas ja sattuski niimoodi, et me leidsime ühe kontakti, kellega me siis tegime nagu toreda vestluse ja siis nagu see sai selle võimenduse taha, aga kui meil ei oleks olnud seda keerukust, siis me tegelikult ei oleks ka jõudnud sinna, et see võimalus oleks tekkinud, ehk siis meil 2 peale tekib nagu selline võib-olla nagu kutsutaksegi andeks või ka, et just läbi keerukuste või sellise nagu need on niisugused nagu takistused takistuste edasiminek. Ütleme, et lükkab meid
nagu õigele rajale ja no ma võin öelda, et minu poolt, kuna mul on see oma elus nii teadlik kui ka alateadlik, Kadrianil on siis see vastas ka pool nii-öelda nagu teadlik ja alateadlik, aga ma tean, et mul endal on ka, et no ütleme, et ka oma igapäevaelus, et mingisugused asjad, mis lähevad, aga et nii kui ma tajun, et on mingisugune takistus, siis ma tean, et okei, ma pean tegema mingisuguse sammu või mind juhitakse kuskile parema variandi juurde või mingisuguse uue võimaluse juurde ja kui tõesti eelnevalt ma pigem nägingi seda enda jaoks nagu mingi takistuse või nagu probleemina, et nagu miks kõik peab tulema nagu läbi mingisuguste selliste õppetundide või et ma tean, et ma tahan A-st B-sse minna, eks ole, aga tegelikult siis vahepeal mulle antakse need mingisugune mingisugused erinevad asjad ja ma jõuan sinna, kuhu ma tahan minna, aga nagu tihtipeale ma pean sinna kuidagi mingisuguste läbi kogemuste jõudma ja siis nagu koos tööd tehes ja nähes, kuidas, kui sul on see vastaskanal nii-öelda, et mis nagu justkui pakub minu jaoks seda lahendust, siis ongi see, et üldjuhul see käib nagu hästi kiiresti, et meil, ma arvan, täna nagu väga täpselt tajume ära, et okei, nii, meil on mingisugune asi ei toimi või tuleb mingisugune takistus, me teame, kuhu me minna tahame ja siis on see, et okei, et me ei anna nagu alla seal juures, eks ole, et me ei jäta midagi ära või see idee või isegi mõte võib tulla pähe näiteks koolituse puhul, et jätame ära, aga siis sealt tuleb keegi mingi välisinformatsioon ja mis tegelikult annabki meile selle õige tagasiside ja me muudame võib-olla mingit sõnastust või muudame lihtsalt oma mingisugust väikest nüanssi ja siis see avaneb ja siis on see, et näed, okei, et see oligi tupiktee, eks ole, et me pidimegi kuskilt kõrvalt teelt minema, et ma arvan, et see on nagu üks äge kanal täna, mida ma isegi lausa ootan, et need olukorrad juhtuksid. Ja võib-olla üks asi veel, kui rääkida nendest keskustest, siis nagu Kai ütles, siis meil on 3, eks ole, valget ehk siis defineerimata ja kui meil oleks, ütleme, kõik olemas, siis 2 peale kõik läheksid värviliseks, siis me oleksime kahekesi selline nagu üks energiaüksus ehk siis meil ei oleks võib-olla vaja teisi inimesi või ütleme, et ka mingitel nõustamistel inimesed võiksid tunda ennast, kui me kahekesi oleme, et neil ei ole ruumi sinna siis meie dünaamikasse. Aga kuna meil on 3 avatud, mis on päris palju, siis tegelikult meile hästi sobib teha koostöid. Meil ongi meie dünaamikas on ruumi nendele teistele inimestele ja seda on hästi tajuda ja me ise tohutult naudime ka erinevaid koostöövõimalusi, et me ei ole, seda on ka huvitav paarisuhetes näiteks vaadata, et kui ongi 9 täis, siis tihtipeale need inimesed täiendavad üksteist niimoodi, et neil võib-olla ei olegi vaja nagu teisi sinna juurde või näiteks sõpradega võivad ka tunda, sõbrad võivad tunda end kohati, et nad nagu ei kuulu või nad on üleliigsed või neil 2 on nagu see enda dünaamika. Aga kui ütleme, et on 3 või 4 avatud, siis vastupidiselt võib olla see, et need inimesed vajavad hästi palju seda individuaalset aega ja et nad ei pruugigi kõike koos teha või näiteks sellised suhtemustrid, et üks inimene elab Eestis, teine Soomes, kohtuvad nädalavahetused, et selline sobib väga hästi. Aga nüüd ma läksin juba suhete teemadesse, pidime ennast tutvustama. Aga jah, selles osas see on hästi huvitav ka mitte ainult äripartnerite või tööformaadis, aga ka just sinu suhetes, perekonnas, sõpruskonnas ja nii edasi. Jah, et see lihtsustab meil ütleme, et teha nagu koostööd, aga see on ka see, mida me oleme esmane asi, mida meile võib-olla ka tagasisidena tuleb, et me täna teeme päris palju nõustamisi, just ongi kahekesti, kuna meil see dünaamika toimib ja kui istuvad, eriti just paari nõustamisi me teeme koos ja siis ongi, et kui on mees ja naine seal, siis selles dünaamikas ka see tagasiside on just nagu see, et nagu inimestel on mugav ja hea ja see nad võtavad nagu mõlemalt informatsiooni vastu ja see tekibki nagu selline, ongi nagu ühine ruum, et ei ole lihtsalt see, et kuskil keegi on nii-öelda nagu tipus või jagab mingit sellist informatsiooni ja teine lihtsalt on passiivselt kuulab, vaid et need avatud keskused võimaldavad nagu sellist kaasatust, et see on nagu selles mõttes väga, väga kihvt. Kas sa tahtsid veel midagi? Ma tahtsin definitsioonist rääkida. Räägime sellest ja siis ma võin rääkida pärast veel ühest väga põnevast kanalist, mis meil 2 peal kokku on. Meil on, kui me hooka satume, siis meil on ajaline limiit ees, muidu võiksin tunde rääkida. Aina käivitame üksteist edasi. Aga ma tahtsin definitsioonist rääkida, mis on veel üks element teeme kaartidel. Ehk siis see tähendab seda, et kuidas sinu keskused on ühendatud. Ehk siis kui näha, siis on näha, et minul on siin nagu 2 üksust, ehk siis siin on üks üksus, siin vahel ei ole ühtegi värvilist kanalit
ja siin on teine üksus, ehk siis seda kutsutakse split definition. Ehk siis minu puhul on see, et kui ma teen otsuseid, siis mul peab energia nagu liigub siin ja siin ja see võib natukene rohkem aega võtta, et jõuda mingile selgusele ja ma tihtipeale, mida aitab see, kui nii-öelda teiste inimeste juures ma teen, et kes ühendavad mul need kanaleid ära, siis mul käib see otsustamine lihtsamalt, et ma otsin kogu aeg nagu sellist võib-olla välist energiat ka oma otsustusprotsessil. Nagu peegeldust, jah. Kelle pealt nagu põrgatada. Just. Ja aga Kail, kui ta on üksi, siis tal on ka ainult kutsutakse single definition. Ehk siis tal ongi ainult kaks värvilist keskust, need on omavahel ühendatud. Ja kui me koos oleme, siis samamoodi, meil on kahe peale kokku on siis single definition siit, ehk siis kõik keskused on omavahel niimoodi ilusti ühendatud. Ehk energia liigub kiiresti, kõik suhtlevad omavahel üheaegselt. Ja mida mina näiteks tajun ongi see, et kui ma olen üksi olles, mul on võib-olla keerulisem aru saada, et milline on see õige valik või et mida ma siis soovin või mida ma tunnen, aga kui me oleme koos, siis see minu jaoks on nii palju lihtsam, et ma saan nii kiiresti aru, et okei, jah, see on õige või jaa, see on õige, et Kail selles osas see on loomuomane, tal on üksi tervikuna ka niimoodi, et hästi kiire see otsustusprotsess, aga minul on see väga toetav ja just võib-olla koostöös on ka väga mugav, sellepärast et meil need vaated käivad kiiresti või sellised otsuste vastuvõtmised käivad kiiresti, et ei jää kuskile nagu toppama ja seda seedima. Et siin ka on huvitav võib-olla vaadata just oma kõige lähedastemaga või oma kaaslasega, et olemas on 4 erinevat definitsiooni, ehk siis 4 on siis kõige aeglasem, üsna haruldane, aga et ongi stabiilne. Hästi stabiilne, aga hästi aeglane, et jah, see on ka üks põnev element. Jah, mina veel lisaks tahtsin rääkida sellest, mis meil on 15 ja 5 kanal, kus ka, mis on nagu sellised erinevus, et mis meil tuleb nagu kahe peale kokku, et minul on üks pool ja sul on teine pool, on see, et mina olen siis see 15, kellele meeldib väga palju erinevaid ekstreemsusi, ongi, et ekstreemsusi. Kõige lihtsam näide on võib-olla, kui ma võtan endale mingisuguse kas idee mingisugusest toitumisest või võtan endale mingi kindla päevarutiini näiteks, et suvel tahan kindlasti varakult tõusta, mingil kindlal ajal nagu magama minna või ükskõik, kus kohas ma tahan endale mingit rutiini luua, siis see on nagu minu jaoks see keskpunkt ja mul kohe automaatselt, nii kui ma olen mingi kava endale paika pannud, siis on nagu see, et koheselt, aga tegelikult siis ma tahaks mingi ühe öö täitsa öö läbi üleval olla, siis ma tahaks mingit ühtepidi mingit täielikku ekstreemsust või siis ongi see, et ma tahan nagu mingi terve päeva, et ma ei pea mitte midagi tegema, ehk siis mul nagu katsetada mingisuguseid ekstreemsusi on nagu kogu aeg pidevalt, et nii kui mulle mingisugune rütm anda või ma töötan välja mingi ideaalse rütmi, siis mul on automaatselt see, et ma tahan kõik nagu segamini ajada ja midagi uut võtta, et see on nagu selliste erinevate, kas on nii toitumisega, see on erinevate asjade katsetamisega, mingisuguste disaini elementidega nagu kõigega äärmusest äärmusesse ja mida mina tunnen ongi see, et Kadrian annab mulle selle teise poole, mis on see rütm. Mul on vastupidi, mul ongi see 5 ongi rütmikanal ehk siis sisemised rütmid ja just võib-olla enda elustiilis selline nagu mingil määral mingid traditsioonid, stabiilsus ehk siis võib-olla ka sellised rituaalid kohati, et ongi, sa tead nagu mida oodata, et see toetab mind ja mul võib-olla tekitabki ärevust või sellist nagu pinget see, kui oleks väga palju kõikumist. Et siis me selles osas kokku täiustame teineteist ja võib-olla ongi mina ei jää oma rütmidesse nii kinni ja Kai selles osas suudab siis oma ekstreemsusi võib-olla paindlikumalt võtta. No kuidas see väljendubki meie töös, et kui me oleme nagu paika pannud sellise baasrutiini, mis ilmselt nagu sulle sobib kõige paremini, et me töötame kindlatel päevadel, ongi teisipäev on meil nagu turunduspäev, aga vajadusel tõenäoliselt on see mina, kes toob siis selle energia, et vajadusel töötame nädalavahetusel, vajadusel jääb meil mingi nädal täiesti vahele, eks ole, aga et kui ongi jälle, kui me kokku tuleme, siis see rütm ongi nagu ta on selline rütmikas äärmus, midagi sellist, aga ta toimub mõnusas dünaamikas. Jah. Ma arvan, et on põnev võib-olla ikkagi natukene rääkida ka sellest südamekeskusest ja just ettevõtte kontekstis, mis meil koos on, et kuna meil kummagil ei ole seda defineeritust seal, Kadrianil veel täiesti avatud, eks ole, tal pole ühtegi kanalitki seal, et mul üks kanal on,
aga et mis on just ettevõttega seoses, et võib-olla niisugune nagu väljakutse meie jaoks on just kõik, mis on seotud väga kindlate eesmärkidega, finantsiliste eesmärkidega, võtta või kaasa teha mingeid hullud challenge eid või panna endalegi eesmärke, et või ütleme, et me oleme pannud endale eesmärke, et iga päev midagi konkreetset teha, aga see on täpselt nii kaua, kuni seal on see algatus, mingisugune energia või midagi sellist. Aga et täna ma arvan, teadvustada seda, et me ei piitsuta ennast või me ei pea ennast kuidagi imelikuks, kui meie lähenemisnurk on ka finantside poole pealt natukene teistsugune. Jah, et ütleme, et puhtalt raha või selline finantsiline eesmärk ei motiveeri meid üldse, et seal ja sest meil kummalgi ei ole seda niisugust nagu stabiilsust selles vallas kehas, et kui rääkidagi sellest energia poolest, et siis meil peabki olema mingi muu element, et Kail on see identiteet hästi tugevalt, et see ongi see, kellena ta ennast tunneb, et ta tahab tunda ennast, et ta on edukas ettevõtja, ehk siis see on see, mis motiveerib, mitte see, et nüüd ma saan sealt nii-öelda finantse, et see eesmärk peab olema kuskil mujal ja tihtipeale meil koolituste puhul ka, kui midagi valime, siis on see, et mis meile kuidas me saame teisi aidata või mis meile pakub seda nagu minu puhul siis seda rõõmutunnet või sellist nagu positiivset energiat, et kui see on lihtsalt, et see oleks finantsiliselt ütleme siis kasumlikum, no siis see lihtsalt see ei toimi, see võib täpselt see olla, et me võtame selle ära, me võib-olla hambad ristis teeme, aga see ei lähe käima ja või isegi kui see läheb käima, siis me ise väsime ära niimoodi, et võib-olla siis peab pikemalt pausi võtma, nii et kokkuvõttes see on nagu, see on lihtsalt energiat kehast välja viiv. Et seda ka kuidagi teadvustada ja ollagi võib-olla täpselt nagu Kai ütles ka endaga lahke, et meil tihtipeale ongi, kui tulebki mingi päev, kus sa tunned, et no lihtsalt ei ole võimekust midagi teha, siis kuna me oleme selles osas paindlikud ja ise otsustame, siis me saamegi võtta selle aja ja mõni teine päev teha hoopis topelt efektiivsemalt, kui see käivitus on olemas ja samamoodi. See on valge keskus, eks ole, et see võimendab, ehk siis need lained käivad, et kui on siis see laine tuleb peale, siis sa suudadki olla topelt ambitsioonikam, topelt tahtejõulisem, topelt saavutada palju rohkem lühikese ajaga, aga see siis järgmine hetk võib olla, et mitte midagi ei taha. Et see on ka selline nagu hea teadvustada ja võib-olla täpselt mingi asi, mida me veel katsetame, et eks näis 5 aasta pärast me saame veel rohkem kogemusi jagada, et kuidas see täpselt siis, mis see retsept siin meie jaoks on. Kas on veel midagi, mida me tahame jagada või? Kui me juba natukene kanalitest rääkime, siis ka üks kanal, mida minul näiteks üksinda olles üldse ei ole, on siis emotsioonid. Et kui te vaatate ka minu kaarti, siis mul on emotsioonid, need on defineerimata, 2 sellist emotsionaalset joont siit läheb, aga ei ole ühendust selle kõrikeskusega. Ehk siis mul on väga loomulik rääkida, mu kõri on siis, kõrikeskus on seotud identiteediga, mul on väga lihtne rääkida, topeltkanal ka veel siin, rääkida sellest, kuhu suunas peaks asjad liikuma, kuhu ma ise tahaksin minna, kes ma olen, mis on see elusuund, mis on ettevõtte suund, kuhu ma jõuda tahaksin, kõik, mis on seotud sellise enesearmastusega, oma eluarmastusega, oma teekonna armastusega, kõik sellega. Nagu seda on, ma arvan, hästi lihtne mul endal rääkida ja ka väljendada nagu väga selgelt ja rääkida nii-öelda nagu oma tõde. Aga mis on just nagu ütleme, et emotsionaalne poole pealt, ma võimendan, kui Kadrinil on mingisugused emotsionaalsed lained, siis no juba töö juures me teadsime, eks ole, et ma automaatselt tunnen nagu seda, et kui... Ja see oli nii tüütu, nagu mingi emotsionaalne laine oli, ütleme, et ma ei tea, suhteprobleemid ja siis enda arust ma tõmban ilusti, lähen tööle, kõik korras, mask peal ja siis Kai esimese asjana võtan hommikul kohvi. Kas sul on kõik hästi? Mis juhtus? Kuidas sa kohe aru saad? Et selles osas see võib olla isegi frustreeriv, et teine lojasin nii hästi. Aga jaa, see on ka, see avab selle võimekuse siis tegelikult või no see energia, mida ma lauale toon, ongi see, et kuna minu jaoks tegelikult oma tunnetest ja emotsioonidest rääkimine on hästi lihtne, siis mis Kai on mulle peegeldanud ka, et tegelikult tänu meie jagamistele, siis see on muutunud talle ka lihtsamaks ja palju ütleme, et vabastama võib-olla oma emotsioonidest rääkida või ka neid tundma õppida, et ma olen aidanud ka sul, eks ole, oma emotsioonidega paremat kontakti saada.
et selles osas siin ongi igal asjal on nagu kaks poolust, et nende ütleme kanalite või keskuste või kõikide värvide puhul siin ka, et ei ole olemas, et see on nüüd hea või see on halb või miks mul ei ole nüüd seda tahtejõudu, ei, see on täpselt see, et kuidas sa sellega hakkama saad, kui sa oled teadlik sellest, siis tegelikult sa saadki vastavalt ise paigutada ja suunata oma siis seda rütmi elu, et seda siis positiivselt ära kasutada ja jah, nii et. Ja veel üks põnev kanal, mille osas keskus või? Keskus, millega meil on olnud nagu, mis on meile jaoks võib-olla selline nagu väljakutse, sest et minul on see defineerimata, ehk siis mis tähendab ka seda, et see on kõik seotud siis ütleme, et välise survega, ajalise survega, see on adrenaliin, see on stress, see on asjade õigel ajal ära tegemine või üldse kus millegi algatamine, mingi protsessi edasi viimine või ka mingisuguse protsessi nagu lõpetamine. Aga kuidas see meil nagu koostöös just väljendub, on see, et kui meil on mingisugused mahud nii-öelda, mis on vaja ära teha, mingite koolituste ettevalmistused või kui me planeerime mingeid tegevusi nädalaks, kuuks, siis mina tulen tihtipeale väga suurte ja rohkete ideedega, mida me kõike jõuame teha ja toimetada ja nagu ju mahume ju nädala aja sisse või päevaga palju me suudame ära teha, sest minu peas nagu minu jaoks on see, et nagu täiesti loogiline, kõike jõuab teha ja kõike saab teha. Ja siis, kui ma lähen Kadrianile, siis vahelt tuleb sealt see peegeldus, et täna ma saan täpselt nagu aru, et kus kohas minul tegelikult siis puudub õige arusaam sellest või see tunnetus asjadel, kui palju ressursse on vaja, kui palju ajakulu on vaja, kui palju energiat on vaja, ehk siis ükskõik millise ressursi poole peal, mul puudub tegelikult nagu selline konkreetne arusaam ja hinnang, mis on adekvaatne selle, et kui palju kulub mingisugust asjade peale siis neid erinevaid ressursse ja sul on jällegi hoopis teistpidi, et. Jah, ja ongi see, et kui sul on see värviline, siis sul on nagu kehas selline sisemine kell, et tihtipeale tähtajad võivad olla väga motiveerivad, aga sul on nagu see enda sisemine kell, et võt okei, nüüd ongi, ma selle ajaga jõuangi selle ära tehtud, et või siis, et seda materjali on liiga palju, et see tunnetus tekib, et see ei ole tegelikult adekvaatne kogus, et see on ka väga huvitav ja niimoodi nagu üksteisega õppida ja peegeldada. Aga sellel teemal rääkides, siis mul on tunne, et me peame, tänaseks on kõik ja on aeg otsad kokku tõmmata. Aga mida me lihtsalt saame öelda, et selliseid sarnaseid nii äripartnerite nõustamisi kui ka siis paari nõustamisi, seda me teeme, see on üks, ma arvan, meil lemmikumaid asju, mida me teeme, sest et seal on nii palju huvitavaid teemasid ja nii palju asju saab lahendatud ja nii palju asju, mida inimesed siis nagu tajuvad või mingis suhetes, olgu siis ongi ärisuhe või paarisuhe, nii paljud asjad saavad nagu selguse ja tekibki nagu see, et kaob ära põhjust kedagi teist süüdistada, kaob ära vajadus midagi nagu ennast kaitsta, et me oleme seda nagu me oleme näinud, kuidas see mõjutab inimesi ja kuidas inimesed nagu siis saavad aru, et lihtsalt tulenevad sellest, et inimestel on erinevad keskused, erinevad kanalid ja see koosmõju, kuidas nad koos tegelikult tegutsevad, on lihtsalt siin annab sulle nagu manuaali. Ja, et need konflikte ongi kõvasti vähem või isegi kui need tekivad, siis on see teadlikkus kuskil kuklas, et see võib tulla sellest või sellest. Ja praegu me tegelikult ei puudutanud üldse, kuidas meie need energiatüübid, projektor ja manifesteeriv generaator, et mis nende puhul nagu see koosmõju ja võib-olla nagu väljakutsed võivad ka olla, et see jääb teiseks korraks, aga see on ka põnev asi, mida võib-olla oma kaaslasega uurida. Aga siis aitäh sulle jälle suurimad tänud, et sa esmaspäeviti meid kuulad ja siis järgmise korrani. Ja, tšau. Tšau.